Tere tulemast tagasi Klaaslagi podcasti. Mina olen Ilona ja täna ma tahan rääkida turvatunde komplektist. Ehk siis, kuidas mina olen kokku pannud enda sellise turvatunde baasi, millest see koosneb tegelikult ja miks just nendest asjadest. Ja vaatab, äkki räägime ka sellest, et mida ma siis selle kogu komplektiga tegelikult teen, miks see on mulle nii tähtis. Nii et kui see teema sind huvitab, siis liigume aga asja juurde. Ma käisin täna Tartus rääkimas Kaubandus- ja Tööstuskoja Tartu naisjuhtide klubi liikmetega rahast, ettevõtlusest, enda kogemusest selles kõiges, et mida mina olen teinud, miks ma neid asju teen ja kuidas mina olen jõudnud sinna, et ma teen vähem. Et ma, sisuliselt 30-aastaselt ma ei ole aastat töötanud täiskohaga. Mul on aega, mul on vabadust, mul on ruumi ja kõiki muid toredaid asju. Ma elan väga, väga suures osas igapäevaselt sellist elu, nagu ma tahangi. Et kui keegi ütleb kirjelda oma perfektse päeva, siis suur enamus minu päevadest lõpuks komplektina ongi mingi versioon sellest perfektsest päevast. Üks teema, mida ma tänasel võistlusel tahtsin nende naistega jagada, oli just minu see turvatunde baas. Ja väga palju me räägime meelerahust ja turvatundest kui finantsilisest turvatundest, meelerahufond on ja enamus teab, mille jaoks on, et juhul tõesti, kui tuleb ootamatu kulu, suurem sisse kas või jaanuaris olnud suurem elektriarve on ju, mõni seade läheb katki, sind koondatakse ja sa ei leia nii kiirelt uut tööd, kui sa oleksid tahtnud, sa pead lahkuma oma toksilisest töökohast, lähed lahku oma partnerist, pead kolima, kõik sellised asjad. Selleks on meelerahufond on ju, mingisugused säästud, mis meil on. Lisaks meelerahufondile on mul terve hunnik teisi, või 4 vist oli, 4 taset või sellist elementi, mis kuuluvad minu turvatunde komplekti siis. See, kuidas mina loon enda elus meelerahu ja turvatunde või isegi turvavõrgud on, ma arvan, siin kõige parem väljend nendele. Et selles mõttes mul on üks turvavõrk, on mul seal hoopis 5 tükki näiteks on ju. Kui 1 puruneb, siis on 4 tükki alles. Ja kui 2 puruneb, on ikka veel 3 tükki alles. Ja see, et kõik 5 purunevad, selleks tuleb üsna palju siis vaeva näha, et kõik need 5 puruneksid ja ma nagu täie litiga asfaldile lendaksin piltlikult. Nii et tänane teema. Ma mõtlesin, et kuna sellisel jutuks ja ma ei saanud liiga palju sellest rääkida, meil lihtsalt ajalist ei olnud nii palju põnevaid teemasid oli, ja ma tulen ja räägin sellest siin siis. Enda nendest 4 lisanduvast meelerahu tekitajast turvatundest, mis on mul lisaks meelerahufondile. Ja peab siin ütlema, kes on juba mind kuulanud, näinud, kus ma suu lahti teen, siis minu jaoks meelerahufond või selline rahaline turvatunne on kohati tänases eluetapis kõige väiksema fookusega, ehk siis mul ei ole otseselt vaja suuri rahalisi summasid tagavaraks, et teha asju, mis ma teen ja tunda ennast hästi ja ma kohe selgitan ka miks või et need teised asjad siin, kuidas nad mängivad sinna kaasa. Aga alustame esimesest siis. Minu üheks põhiliseks meelerahu tekitajaks ja turvavõrguks on aastaid olnud madalad kulud. Ja selle võlu ma nägin ära juba siis, kui ma läbipõlemisega töölt ära tulin, oma projektidele punkti peale panin kõik ja tegin aastase pausi töötamisest. Ja ma nägin seda
ära, et tänu sellele, et minu need igakuised baaskulud, kohustused on nii väiksed, see tähendas seda, et see andis mulle kiirelt võimaluse enda kulusid alla tõmmata, on ju, reguleerida kõike muud, mis seal ümber oli, ja see baasminimum, see oli nii piisavalt väike summa, et ma kannatasingi elada ära reaalselt aasta aega oma noorsootöötaja palga kõrvalt kogutud säästude ja investeeringutega, on ju. Ja see on asi, mis mul on jäänud kuidagi moodi väga tugevalt külge, nii mul endal kui ka mu ettevõttes, et eesmärk on hoida just need püsikulud, need suured kulud madalad. Kõike, mida saab sisuliselt maks kuuajase etteteatamisega ära lõpetada või vähendada nii, et see suurelt ei mõjuta minu tööd või elu, need on fine. Nendele ma pööran ikka tähelepanu muidugi, aga ma ei pööra nii metsikult palju tähelepanu. Minu fookus kulude osas on alati nendel suurtel baaskuludel. Minu eraelus tähendab see, isiklikus elus siis, ettevõtte väliselt tähendab see seda, et elamiskulu on ju, see on enamus inimestel eelarves kõige suurem osa. Ma siiamaani elan oma mingi 4,5 aastat tagasi ostetud Põlva korteris, mille hetkel ainumakse on 113 €. Kommunaalid asjad sinna juurde, see annab mulle ikka nagu nii palju ruumi võrreldes inimesega, kelle laenumakse on 500 € või 700 € või 1000 €, on ju. Et 113 € laenumakse ja ma ei tea, mul ruumi, okei. Teoorias, ma tahaksin seda ühte tuba, ma tahaks kontorituba juurde, oleks tore, aga otseselt see ei ole valik või nagu vajadus selles mõttes, on ju, sest ma saan hakkama ilma ja ma pigem hea meelega hoian selle kulu madalal, kui toredusest lähen ostan või üürin suurema korteri, sest lihtsalt ma tahan veidikene rohkem ruumi. Minu jaoks toob mulle tohutult palju meelerahu teadmine, et minu kodukulud on nii metsikult madalad. Ja elu jooksul ma võin seda minna, tõsta, jumal teab kui palju suuremaks on ju. Aga täna on mulle tähtis see, kui midagi minu sissetulekutega juhtub, siis ma saan üsna kiirelt väga paljusid kulusid alla tõmmata ja hakkama saada üsna väikse summaga, mis on eluks vajalikele asjadele mõeldud. Teine mu põhikulu, mis inimestel üldse on transport. Elaks ma linnas päriselt. Elaks ma nagu, ja siin linna all ma mõtlen Tallinnat, Tartut, ja ma ei peaks nendest välja käima, kui ainult Tartu-Tallinna vahet, sest mul ei olekski autot. Mul päriselt ei olekski üldse autot. Ma liigun muidu ka väga-väga palju rongiga, Tallinnas bussiga, trammidega, nagu kõigega, ühistranspordiga väga-väga palju, aga tänasel päeval ma, elad siis maal, madal kodukulu, aga autot on vaja. Mul on siis hetkel 2008 aasta auto, millel ei ole laenuga liisingut taga, millel on väga väike aastamaks, millel on väga väike kindlustus mul seal taga, siin-seal teen mingeid remonte sellele, aga selle kuutasu või kuude peale ära jaotatud see remont ka aasta peale ei ole nagu mitte midagi üüratud tegelikult. Et see auto annab ka, kui ma panen siia kõrvale liisingu, on ju 150 €, 200 € kuus jällegi üks kohustus lisaks, millega ma peaks arvestama, mis suurendab kohe nende baaskulude nagu seda portsu. Kui minu sissetulekutega peaks midagi juhtuma, kui minu tervisega peaks midagi juhtuma, siis minu suur eesmärk ongi see, et ma tean, et ma saan rahus oma kulusid alla tõmmata, nii et minu selline põhielemendid, elukoht, transpordiviis, ma ei pea nendega tegelema üldse. See on minu see
madalate kulude mul aju paneb täna täiega olla lihtsalt nagu näha, ma olen mitu tundi rääkisin inimestega ära ja mul ajul on lihtsalt mingi shut down. Turvatunde, meelerahu, üks turvavõrk, madalad kulud. Vot nii, see on see lausa, kuhu ma tahtsin jõuda. Nii, liikudes järgmise juurde. Järgmiseks oli mul listi pandud naistele vabad tunnid. Ja mida ma selle all mõtlen? Aastaid, ja tänaseni mitte, aga kogu aeg enda ümber nähes ja olles ise ka seal kohas, kus ärkveloleku tunnid on 100% ära kasutatud, nii et sa oled võlgu kahvel, on ju, järgmise nädala ja kuu tundidest kuidagi moodi, et sa kogu aeg need tunnid, kus sa ärkvel oled, kõik on nagu millegi jaoks hädavajalikud. Et sul ei ole päevas ruumi, kus sa saaksid süümekateta lihtsalt lebotada või lamades. Kogu aeg on midagi. Ja see kõlab küll väga, tähendab, see ongi, selles mõttes on see privileeg töötada mitte täiskohaga, aga see on privileeg, mille ma olen ise endale loonud. Mina tegin selle ise. Siiski, aga ma näen seda vahet nii palju, et täna töötades selline olenevalt nädalas 20-30 tundi nädalas, siis see ruum, mis mul on esiteks päriselt enda tervisele, enda heaolule, enda ümber olevatele suhetele ja inimestele, et juba see on tegelikult hädavajalik. Minu jaoks läbipõlemine tuleb päriselt sellest töötatud tundidest ja aktiivsetest tundidest. Väga suur probleem minu jaoks oligi see, et mul ei olnud aega eksisteerida. Ma täna tulen väga kiirelt, tähendab praegu ongi näha juba, on ju. Mingi käisin 2,5 tundi, olin inimestes, suhtlesin, mõtlesin värki ja ma tegelikult olen väsinud. Ma salvestan selle podcasti ära ja ma toon uinaku, kell on, ma ei tea, mingi 3 või midagi sellist. Ja täna ma rohkem tööd ei tee. Sest kui ma pean tegema, mulle lööb hasart viskab sisse, on ju. Kui vaja on, ma teen selle ära. Hasart viskab sisse, aga mul on nii raske sealt maha tulla. Siis ma pean nägema nii palju vaeva, et sealt ilusti maha tulla ja siis hakkab veits keerlema seal tagasi, et aga äkki ikka peaks, äkki ikka jaksaks, äkki ikka jõuaks muud ka teha ja see on lihtsalt mingi tohutu rõve tsükkel, kus ma ei soovi olla. Ehk siis minu jaoks on juba hädavajalik see, et selliseks baas hea olu jaoks mul on vabad tühjad tunnid, et ma ei pea hommikuti kiirustama, on ju. Ma ärkan äratuskellata, ma enne lõunat väga midagi kalendrisse ei pane, väga pigem on see harva, kui see juhtub. Ma saan õhtul samamoodi rahulikult olla, teha asju, mul on ruumi, mul on aega. Aga see on see backstory vitsi ja nende vabade tundide kui turvavõrk alla. Mis ma tahan sellega öelda, on see, et need vabad tunnid, mis mul on, annavad mulle võimaluse. Näited järjest. Jälle, kui me oleme sissetulekute teema juurde. Kui muu sissetulek mingil põhjusel väheneks, midagi juhtub, mul on raha vaja juurde, siis mul on koheselt võtta tunde, mida selle alla panna. Kui ma juba teeks nagu täiskoha või pooleteist kohaga, on ju, nagu ma olen olnud ja teinud tööd ja siis oleks vaja minna ja teenida raha juurde. Nagu, kus ma võtan selle aja? Öelge, kus ma võtan selle aja? Unearvelt? Jah, okei, aga nagu, siis ma ei ole normaalne inimene, kes suudab päriselt mõistlikult mõelda. Nagu tõesti, mina isiklikult ei suuda. Need on halvad lahendused, need on halvad otsused, mida ma siis teen. Ma tean, et need on. Nii et kas ma siis olen üldse võimeline päriselt need tunde efektiivselt kasutama selleks, et seda raha teenida. Ehk siis minu enda jaoks juba see, et minu ettevõte on ja jääb üles ehitatud poole koha tundide peale,
juba puhtalt selleks, et kui tekib vajadus või kui tuleb mingisugune põnev projekt sisse, mingisugune võimalus, mis iganes, mis on selline, et nagu fuck, ma ei taha sellele ära öelda, siis ma ei pea, sest mul on aega, mul on seda ressurssi, säästetud ressurssi, mida sinna alla panna. Ootamatused, kes on ettevõtjad, kes on juhi positsioonil, see on klassika, on ju, öeldakse, et sa saad nagu planeerida ainult nagu mingi 60 või 80% maks oma kalendrist ära, sest ülejäänu on lihtsalt nagu asjad, mis lendavad sulle sisse, asjad, mis vajavad lahendamist. Ja ka siin, et sellega mul on need vabad tunnid, mul on vaba aeg, see tähendab, et kui midagi päriselt juhtub, mingisugune olukord, kas mul ettevõttes on ju, või mul isiklikus elus, jumala eest, ma saan reageerida. Mul on ruumi ja energiat päriselt sellele reageerida. Nii et need vabad tunnid minu jaoks ei ole lihtsalt selline ilus tore on ju, nunnu, elan oma parimat elu, vaid esiteks see hoida enda nagu ennast inimesena päriselt õnneliku ja oma aju töötavana, nagu 100% aju töötab, on ju, seisus, aga kui midagi läheb viltu, midagi juhtub, siis mul on ressursse, et need asju hästi lahendada. Vot nii. Ja mul on tunne, et sellest piisavalt ei räägita, või ega keegi ei taha sellest rääkida, kui kellelgi tunde selle jaoks ei ole kah, on ju. Nii et ma ütlesin teile välja, mõelge selle peale lihtsalt, kas teie elus on neid tunde, kas teil on kuskilt neid võtta päriselt. Nii, minu kolmas, mul läheb lihtsalt sõna meelest ära, ma olen nagu mingi issand, mis space on lihtsalt. Kolmas turvavõrk selles mõttes on oskus teha raha. Ehk jällegi, ma tean, et mul on nii palju erinevaid oskusi, teadmisi, võimalusi. Kui keegi ütleks, mis täna on 9. veebruar, et märtsikuus tuleb sulle 0 eurot sisse ükski asi, mis sul on planeeritud ja tehtud sinna, on ju, ei tööta, siis ma ei muretseks väga. Nagu päriselt ka, mul nagu juba hakkasid ideed tulema pähe, mida ma saaks teha selleks, et kohe järgmine kuu vajadusel raha teenida. Ja seda ma näen üpris palju, et inimesed harjuvad ära selle ühe asjaga, nad panevad enda nagu sissetuleku ja oskusi sissetulekut teenida kuidagi ühe asja külge ja kui see asi ära kaob, siis on nagu tühjus, et jookseb aju täiesti kokku, et aga mida ma nüüd teen, kuigi ümber ringi, siis ülest on ainult inimesed, kes teenivadki raha ju miljoni erineva asjaga, aga sellel hetkel on tunne, et aga mina siin oskan ainult maailma jooks ühte asja, ja seda nüüd ei ole, nii et surm. Dramaatiline küll veidike, aga see oskus teha raha ja oskus analüüsida enda oskusi ja neid võimalusi, teada, kus kohast need võimalused liiguvad, kuidas neil ligi saab, kuidas ennast müüa mingites olukordades või mingitele inimestele maha, et teenida raha. Ja see teadmine, et ma lihtsalt, et mul raha ei tule, mul ei ole seda enam, mul tõesti siiralt ei ole enam ja see tekitab nii palju rahu ja seda turvatunnet jälle, et ei ole võimalik lihtsalt see, et ma ei suuda raha teenida. Suudan, alati suudan ja see on päriselt õpitav oskus. See on nagu siiralt absoluutselt igaühel õpitav oskus ja selle jaoks ei pea olema metsikult andekas, et raha teenida või mõelda ennast kui multitalendist, vaid meil kõigil on väga palju erinevaid oskusi. Pigem ongi küsimus, kas meil on olemas need toetavad oskused, et neid rahaks teha lihtsalt. Vot nii. Ja viimane, tänane on väga rahulik podcasti osa, ma tunnen, ma olen nagu
mis on mingi ülesehitus ja süsteem ja ma räägin aeglaselt. Mul oli see nädal webinar ka, kus mis on lihtsalt, kus mu täiskiirus on peal, et minu see võimekus oma kõnetempot muuta. Ma vahepeal ise ka mõtlen, et okei. Täna on selline chill, rahulik, sest mu aju on väsinud lihtsalt. Ta webinari õhtu oli selline, et see oli kiirendust, kes tavaliselt kiirenduse kuulajad, kiirendust ei olnud sinna vaja. Aga minu turvavõrgu viimane kiht või mis iganes mitmes see ka ei oleks, on ju, millest ma tahan rääkida täna, on inimesed. Ja inimesed nii mitmel erineval tasemel, et inimesed, kes kuulavad, kes mõistavad, kes toetavad, esiteks juba, et kui minu elus midagi juhtub, ma võin nii paljudele erinevatele inimestele kirjutada või helistada, nagu kurta selle mure ära ja teada, et sealt tuleb vastu seda, et aga nagu mida see vingub, ei ole midagi või et ei ole hullu ju, sest nagu see, et ei ole hullu ja ei ole ka tegelikult nagu toetamine on ju. Aga et on inimesed, kes päriselt kuulavad, kes toetavad, kes mõtlevad siis kaasa sellele, et okei, mis on lahendused, mida edasi, kuidas edasi võiks, on ju. On inimesed, kes hea meelega, ma tean, hakkaks ise liigutama, soovitama, otsima lahendusi, päriselt teiste inimestega ühendust võtma, kui mul vaja näiteks on ju. Inimesed, kelle puhul ma tean, et ma saan kiirelt info liikuma, keda selles mõttes huvitab see, et mul ka läheks hästi, kes on valmis panema enda aega ja energiat selle alla, et mind aidata ja toetada, lihtsalt sellepärast, et nad soovivad, et nad tahavad mind aidata toetada, ma tean, et see on mul olemas. Kuni selline välja, et mul on piisavalt palju sõpru ja tuttavaid, kes oleksid valmis mind võtma enda diivanile päriselt magama, et kui shit hits the fan ja Ilona müüb kõik oma asjad maha, oma korteri asjad, värgid on ju, siis ma ei peaks esimese hooga isegi mitte korterit üürima, vaid ma teaks, et ma saaks vajadusel, nagu kui päriselt on tõsine. Mul oleks ruume, mul oleks diivanid, kus olla inimesi, kes kuulaks ja kes siis kaasa mõtleks ja aitaks ja otsiks ja käiks kaasas ja helistaks teisi läbi ja mida kõike veel on ju. Ja see on see tugi, mida on kohati kõige raskem luua, leida neid inimesi, luua neid suhteid, ise olla see inimene, kes on valmis neid asju pakkuma. Ma väga loodan, et minu sõbrad ja tuttavad teavad, et mina olen kõigiks nendeks asjadeks neile olemas alati, minu diivan on alati olemas, minu mõtted, minu ideed, minu kontaktid on neile alati olemas, minu aeg ja energia on neile alati olemas, kui nad seda vähekenegi küsivad. Ja see kõik, see vajab ehitamist, kõik need turvavõrgud, täpselt nagu meelerahufond, selline rahaline turvavõrk, kõik need ka vajavad ehitamist, millest ma siin rääkisin ja aega ja seda fookust, seda järjepidevust seal taga on ju. Aga täna olles, kuigi ma elan üsna rahaliselt põnevalt ja riskantselt ja ma Russian rouletiga pidevalt, et et kas läheb edukalt või on nagu siis mul on ärevust absoluutselt elus, sest tuleb välja, et ma loomult olen üsna ärev inimene. Ma olen üsna paranoiline inimene muidu ka. Ja mingid stressiperioodid on mul seoses rahaga, aga see hirm ja paanika seal taga ei ole nii sügav ja nii õudne, kui see varem on kunagi olnud, sest ma tean, et isegi kui kõik mu kontod praegu jooksaksid tühjaks ja nulli, siis
kõik need teised turvavõrgud on ju, mul annab kuskilt tagasi tõmmata, mul on võimalus nõu küsida, mul on võimalus mingeid uusi asju üles visata, et juurde teenida raha, mul on jaksu, mul on ruumi on ju selle jaoks, mul on inimesi, kes mõtlevad kaasa, aitavad kaasa, mul on inimesi, kes laenaksid mulle raha, kui seda vaja on ju, kes usaldaksid mulle raha laenata, kui mul seda vaja on ju. Et need turvavõrgud on nii tugevad ja ma tunnen päris, mul on väga suur usaldus nende kõigi vastu ja ma tunnen, et see viimaste aastate töö, mis on tehtud kõigi nendega ja üsna teadlikult, need ei ole kogemata juhtunud, need on selles mõttes väga teadlikult tehtud ja ehitatud, et ma olen väga uhke ja ma näen seda, kui palju see mõjutab täna minu elu, et ma saan või kui palju rohkem ma saan olla ja kui palju parem inimene ma saan olla ja kui palju rohkem ma saan pakkuda ja kui palju paremaid asju ma saan maailmas luua ja pakkuda tänu sellele, et need turvavõrgud on mul olemas ja ma teen väga palju, et neid turvavõrke päriselt hoida, need on minu elu alustalaka selles mõttes ikkagi, et nagu ma ütlesin, kõige rohkem, mis sealt selles komplektis kõigub, on päriselt see finantsiline ja see saab kõikuda ainult tänu sellele ja kõik teised on väga tugevad ja stabiilsed seal ja see finantsiline turvavõrk siis kõigub selle jaoks, et tulevikus rohkem võimalusi oleks, rohkem stabiilsust, vähem vajadust, et neid turvavõrke nagu päriselt kasutusele võtta. Ega see on strateegiliselt siis suunatud ära ja ma tunnen, et ma saangi täna rahaga võtta, selles mõttes nagu rahaga olla julge, iga vaba eurosendiga ma saan olla väga julge tänu nendele teistele turvavõrkudele. Ots nii. Mulle endale, ma tahtsin öelda, mulle endale väga meeldib, et ma sain selle osa sisse lindistatud, sest see on minu üks selliseid tõesti, vundamente täielike elus, need tükikesed kõik ja ma loodan, et see pani sind ka mõtlema enda turvavõrkudele, läbi mõtlema, mis sul on, miks sul on, kuidas sul on ja ka mida sul äkki ei ole ja kuidas sa saaksid seda endale luua, sest absoluutselt iga inimene väärib tunda seda, et tal on need kukkumisvõimalused, et ta ei ole kohas, kus iga kukkumine tõmbab, põlvab veriseks on ju. Nii, ma väga loodan, et sa võtad endale veidikene aega, et need läbi seedida ja minu enda isiklik list, see on minu enda isiklik list on ju, inspireeris ka veidikene sind. Nii et aitäh, et kuulasid, jälgi mind kas siin Spotify's või YouTube'is ja tule kindlasti Instagrami, aga seniks head aega, järgmise korrani!